Nad ehitasid 1,7 miljardi dollari eest terasest hauakambri, et maa kõige ohtlikumat objekti kinni hoida. See pidi andma meile sajandi jagu turvalisust, kuid on üks probleem. See kaob. Elefandi jalg, radioaktiivne mass, Tšernobõli all muutub aeglaselt mikroskoopiliseks radioaktiivseks tolmuks. Tolm, mis võib pragudest läbi pugeda, õhuvooludel liikuda ja mööda pääseda just sellest kilbist, mis on loodud seda kinni püüdma. Uus kaitsekest ehitati selleks, et koletist kinni hoida. Selle asemel muutub see koletis kummituseks, mis suudab läbi seinte kõndida. Kui teadlased kaotavad kontrolli selle üle, mis Tšernobõli all toimub, võib see katastroof jõuda hirmutavasse uude faasi. Esimene peatükk. Kummitus filtris. Kujutage ette lennukihalli, mis on väikese linnakvartali suurune, kerkib 35 korruse kõrgusele ja kaalub peaaegu 40 000 tonni. See ongi uue ohutuskesta ehk NSC lühikirjeldus. See on läikiv teraskaarega konstruktsioon, 257 meetrit lai ja 108 meetrit kõrge. See ei asu otse reaktori peal. See asub algse ohutuskonstruktsiooni peal, betoonkestal, mille nõukogude töölised kiiruga ehitasid varemete kohale 1986, neamid aasta katastroofile järgnenud kuudel. Nad nimetasid esimest konstruktsiooni sarkofaagiks, mis kõlabki sama sünge, nagu see tegelikult on, nagu vaarao hauakamber. See ehitati selleks, et midagi ohtlikku igaveseks sisse sulgeda. Erinevalt Egiptuse haudadest ehitati algne kate täpselt sellise konstruktsioonilise tugevusega, nagu võiks oodata paanikas ehitatud rajatiselt. 2000-ndateks oli see juba pragunenud. Vesi imbus sisse ja kogu konstruktsioon oli varisemisohtlik. Seetõttu ehitas maailm NSC, et katta sarkofaag. See on nagu ohutuskonstruktsioon ohutuskonstruktsiooni ümber. Justkui kaitseülikond, mis tõmmatakse katkise sideme peale. See on maailma suurim liigutatav maismaal asuv objekt, nagu üks hiljutine raport väidab. Kuid see pole kaugeltki lihtsalt hiiglaslik terasest kast, mis istub manareaktori kohal. See on teatud mõttes elus, hingab pidevalt. Võimsad ventilatsioonisüsteemid tõmbavad õhku sissepoole, juhtides selle läbi tööstuslike filtrite ning see hoiab konstruktsiooni sees inseneride sõnul negatiivset rõhku. Negatiivne rõhk on lihtsalt peenem viis öelda, et hoone hingab alati sisse, aga kunagi välja ei hinga. Õhk voolab sisse, midagi välja ei lähe. Vähemalt mitte midagi, mis poleks enne läbinud filtrit, mis on mõeldud püüdma kinni kõik mürgid, mida varemed allpool võivad eraldada. Filtrid on kõige olulisem kaitseliin. Filtrid, mida kasutatakse haiglate operatsioonisaalides, puhta õhukeskkonna kuldstandard, suudavad kinni püüda osakesi, mis on vaid 0,3 mikroni suurused. See on umbes 3000 ühe juuksekarva laiusest. Selle tasemel peatad sa baktereid, suitsu ja valdava enamuse radioaktiivsetest tolmuosakestest, mis varjendis ringi hõljuvad. Ja NSC filtreerimissüsteemid on selles äärmiselt tõhusad. Need ei ole mingid suured ahjufiltrid ehituspoest. Nad kasutavad tihedaid säsipuntraskiududest matte, mis püüavad osakesi kinni mitme mehhanismi abil korraga. Mõned osakesed põrkavad otse kiudude vastu, teised aga puudutavad neid ja jäävad kinni, ning kõige pisemad osakesed siksakitavad õhus ebakorrapäraselt, kuni nad põrkuvad filtrimaterjaliga protsessi käigus, mida nimetatakse Browni liikumiseks. Iroonilisel kombel on kõige väiksemaid osakesi sageli lihtsam kinni püüda kui keskmise suurusega osakesi. Need filtrid paljastavad midagi hirmutavat. NSC-d ei loodud kunagi sellepärast, et Tšernobõl oli stabiilne. See loodi sellepärast, et teadlased teadsid, et 4. reaktori materjalid lagunevad endiselt ja muutuvad radioaktiivseks tolmuks. Isegi siis oli see, mida teadlased hakkasid kaitserajatise sees nägema, endiselt rahutuks tegev. Andurid tuvastasid üha rohkem neutroneid, mis põrkasid ringi nagu, tsiteerin, söed grilllahjus. Sel hetkel oli see pigem püsiv oht. Nad teadsid, et neil võib olla probleem. Mitte vahetult ohtlik, kuid see närib sind, sest need neutronitipud ei oleks tohtinud üldse tekkida. Need oleksid pidanud, tsiteerin, ise ära kaduma. Ja see tunne, kui tead, et midagi on valesti, aga ei tea täpselt, kui tõsine see on või mis edasi saab, on midagi, mida inimesed mõistavad ka palju isiklikumal tasandil. Sest mõnikord ei tule stress ühe suure plahvatusena. Mõnikord on see palju vaiksem. See koguneb taustal, muutub pidevalt ja teeb keeruliseks otsustada, mida edasi teha. See on üks põhjus, miks teraapia võib olla nii väärtuslik. See annab sulle võimaluse aeg maha võtta, oma tundeid läbi mõelda ja liikuda sammhaaval edasi, selle asemel, et võtta kõike kui kõik või mitte midagi. Teraapia on aidanud mul võtta midagi, mis tundub tohutu probleemina ja jagada see väiksemateks, paremini hallatavateks osadeks. See on aidanud mul keskenduda sellele, mida saan praegu teha ja muutunud olukorra vähem üle jõu käivaks.
ja sellepärast olen ma tänulik, et BetterHelp toetab seda videot. BetterHelp muudab teraapiaga alustamise lihtsamaks. Saad teha kiire testi ja sind ühendatakse litsenseeritud terapeudiga. Ja kui see ei tundu õige valik, saad terapeudi igal ajal tasuta vahetada. Samuti saad suhelda just nii, nagu sulle kõige mugavam on, olgu selleks siis telefon, video või tekst. Mõnikord ei seisne edasiminek selles, et kõik korraga korda teha. Mõnikord on oluline lihtsalt saada tuge ja uut vaatenurka, et edasi liikuda veidi selgemalt. Kui oled mõelnud teraapia proovimisele, klõpsa kirjelduse all olevale lingile või külasta betterhelp.com/infographics, et saada oma esimeselt teraapiakuult 10% soodustust. Nüüd tagasi Tšernobõli juurde. Algne ootus oli, et see lagunemisprotsess stabiliseerub aja jooksul järk-järgult. Selle asemel viitasid varjendi sees tehtud mõõtmised millelegi palju ettearvamatumale. Keskkond jäi aktiivseks ja dünaamiliseks. See muutus endiselt ka aastakümneid pärast plahvatust. Teoorias peaks kahjustatud reaktori tuum tootma peamised jämedaid radioaktiivseid osakesi, fragmente, rususid ja rasket tolmu. Sellist saastet ongi tänapäevased tööstuslikud filtreerimissüsteemid loodud suhteliselt lihtsalt kinni püüdma. Kuid teadlased tuvastasid ka neutronaktiivsuse suurenemist mitmes reaktori aluses ruumis ja see tekitas muret. See viitas sellele, et kütust sisaldav materjal ei lagunenud lihtsalt füüsiliselt. Selle füüsiline areng tekitas tegelikult uusi tuumareaktsioone. See pragunes, nihkus, kuivas ja ümberkorraldusviisil, mis käivitas uusi lõhustumisreaktsioone. See muutis selle pikaajalise käitumise üha raskemini ennustatavaks. Tšernobõli 4. energiaploki reaktorituum pole tegelikult 1986 aastast saadik peatunud. Keemiline segu, mis on palju ohtlikum kui tavaline praht, podiseb seal edasi. Kui 4. reaktor plahvatas, sulas selle tuum kokku nagu laava, ühendades reaktori uraanikütuse, juhtvardad, metallkatte ning sulanud segu betoonist, terasest, tsirkooniumist, grafiidist ja isegi liivast uueks aineks, mida nimetatakse kooriumiks. Kui menedes üle 5000 Fahrenheiti kraadi voolas kooriumi mass allapoole, tardus stalagmiitideks ja stalaktiitideks ning laavavooludeks. Ning sellest sai see, mida teadlased nimetavad kütust sisaldavateks materjalideks ehk FCM-iks. Need sisaldavad endiselt umbes 95% reaktori algsest uraanist. Õigetes tingimustes võib see mass endiselt läheneda millelegi, mida Tšernobõl ei oleks kunagi tohtinud enam teha – säilitada tuumareaktsiooni. 2021 aastal avaldasid teadlased mitu raportit, milles väideti, et need FCM-id lagunevad aktiivselt, tekitades radioaktiivset tolmu, mis raskendas algseid plaane algse sarkofaagi lammutamiseks. Tänapäeval on elevandijalg neist kooslustest kõige kuulsam, enam-vähem kõva, kokkusurutud liiva konsistentsiga. NSC teeb täpselt seda, milleks ta loodud on, hoiab osakesed sees. Probleem on selles, et sees olev materjal ei käitu enam nii, nagu konstruktsioon eeldas. Midagi on kinnises ruumis muutunud. See ongi see niit, millest peame kinni hakkama ja et mõista, kuhu see viib, peame tagasi minema sellesse öösse, mil kõik algas ning arvestama võimalusega, et selle öö kohta räägitu on alati millestki puudunud. Teine peatükk, esimese plahvatuse olemus. Kell 1,23 öösel. 26. aprillil 1986 kell 1,23 öösel viidi 4. reaktoris läbi rutiinset ohutustesti, mis tundus kõike muud kui rutiinne. Seda suruti ebastabiilsesse olukorda, et näha, mis juhtub, kui elekter ära kaob. Nõukogude operaatorid žongleerisid alarmide, käsitsi sekkumiste ja reaktoriga, mis juba käitus, nagu tal oleks oma tahe. Varsti langes võimsus liiga madalale ja siis tõusis kiiresti. Liiga kiiresti. Ametlik versioon ütleb, et see, mis järgnes, oli lihtne. Reaktori sees muutus vesi hetkega auruks. Rõhk kasvas. Tekkinud plahvatus lõi 1000 tonni kaaluva reaktorikaane pealt nagu šampanjakorgi. Kui reaktori südamik paljastus, süttis grafiit ja sellele järgnenud tulekahju põles 10 päeva. See on versioon, mille Nõukogude Liit maailmale andis. See on õpikutes. See on see lugu. Aga siin on probleem. Kuskil mujal, peaaegu 1000 kilomeetri kaugusel, Venemaa linnas Tšerepovetsis avastasid teadlased õhus midagi kummalist – radioaktiivset ksenoonigaasi. Nüüd, ksenoon ei ilmu niisama põhjuseta. See on lõhustumisprodukt, millel on ainulaadne tunnus, nagu sõrmejälg, kui soovite. Ja see sõrmejälg ei vastanud ametlikule versioonile. See konkreetne ksenooni isotoopide segu, mille nad leidsid, ei olnud kooskõlas kahjustatud reaktoriga, mis aeglaselt laguneb. See viitas millelegi palju vägivaldsemale, intensiivsele tuumalõhustumise purskele, mis toimus plahvatuse hetkel.
Rootsi füüsik Lars-Erik de Geer uuris seda aastakümneid hiljem. Kasutades atmosfääri mudeleid, jälgis ta ksenoonipilve päritolu ja mis veelgi olulisem, kuidas see sinna sattus. See ei järgnenud peamisele pilvele, mis triivis Euroopa suunas. See paiskus kõrgele atmosfääri, sattudes hoopis teise õhuvoolu kätte ja see juhtub ainult siis, kui miski paiskab materjali ülima jõuga ülespoole. Palju rohkem kui lihtsalt auruplahvatus. De Geeri järeldus oli, et esimene plahvatus polnud lihtsalt auruplahvatus. See oli sõna otseses mõttes tuumaplahvatus. Kiire, kontrollimatu lõhustumise purse rebis esmalt läbi osa reaktorist ja vaid sekundid hiljem lõpetas töö auruplahvatus, lõhkudes reaktori täielikult. Mõtle sellest nagu päästiku tõmbamisest enne, kui pomm plahvatab. See esimene plahvatus võis olla võrreldes väiksem, kuid see oli tuumne ja see on oluline. Mis iganes selle purske põhjustas, ei kadunud see pärast tolmu settimist. Selle jäljed on endiselt sulanud tuumiku sees kütust sisaldavates materjalides. Geeri teooriat ei ole üldiselt aktsepteeritud, kuid see tõstatas küsimuse, mis ei kao kuhugi. Kui Tšornobylis toimus lühiajalise tuumareaktsioon enne mehaanilist plahvatust, siis mis täpselt seal all on? 3. peatükk, tuba 352, impulss. Sügaval 4. reaktori all purustatud betooni ja väändunud terase taga labürindis, kuhu inimesed ei saa ohutult siseneda, asub tuba 352. See kõlab ohutult, aga ära lase end sellest petta. See on tuba, kuhu osa reaktorist sattus, kui hõõguv kooriumisegu sulatas end nagu laava allapoole ja seejärel jahtus. Mis iganes seal algab oleks, on see pimeduses seisnud alates 1986. aastast, kuid mitte vaikselt. Keegi ei saa sinna tagasi minna, et kontrollida. Kiirgus tapaks sind minutitega, nii et teadlased tegid järgmise parima asja. Nad ühendasid ruumi anduritega ja lasid reaktori südamikul ise enda eest rääkida. Kui tahad teada, kas kuskil toimub tuuma lõhustumine, loed neutroneid. Iga kord, kui uraaniaatom lõhustub, paiskab see välja neutroneid nagu mikroskoopilised kuulid. Need neutronid tabavad teisi aatomeid, lõhustades neid ja vabastades veel rohkem neutroneid. See on ahelreaktsioon. Mida rohkem neutroneid sa tuvastad, seda rohkem lõhustumist toimub. Nii et kui ruumi 352 andurid hakkasid rohkem neutroneid registreerima, pöörasid inimesed sellele tähelepanu. Aastatel 2016 kuni 2021 kasvas neutronite tase umbes 40%, mõnel juhul peaaegu kahekordseks. Peamine kahtlusalune oli vesi. Aastakümneid imbus põhjavesi varemetesse. Kummalisel kombel aitas see olukorda stabiilsena hoida. Vesi aeglustab tegelikult neutroneid ja aeglasemad neutronid põhjustavad tõenäolisemalt lõhustumist, kuid vesi neelab neid ka ning toimib nii kiirendina kui pidurina. Aastaid oli pidur ülekaalus ja siis tuli NSC. Reaktori sulgemise ja keskkonna kontrollimisega vähendati süsteemi sattuva põhjavee hulka. Vähem vett tähendab vähem pidurdust. Kui suudaksid ette kujutada lõket, mis on aastakümneid märja tuha all maetud, vaikselt hõõgumas ja vaevu elus, siis saaksid aimu, mis toimub. Kui tuhk kuivab, hakkab kõik, mis selle all on, uuesti hõõguma. Olgu selguse huvides öeldud, et see ei ole teine Tšornobõli plahvatus, mis on kohe-kohe juhtumas. Enamik eksperte arvab, et materjali geomeetria ei võimalda sellist kontrollimatut reaktsiooni. Kui asjad liiga kuumaks lähevad, tõenäoliselt süsteem ise lämbub ja peatub. Aga nad ei tea seda kindlalt. Keegi ei tea. Mida nad teavad on see, et reaktori tuum ei ole surnud. See reageerib, tekitab uut lõhustumist, kiirgust ja soojust. Ja see energia ei jää igaveseks maa alla. See liigub ülespoole. Mõne kilomeetri kaugusel pinnal oli midagi muud kohe häirimas maapinda reaktor 4 kohal. Ilma igasuguse aimduseta, mis võib all ärkamas olla. 4. peatükk. Punase metsa häiring. Mõne miili kaugusel reaktor 4 on mets, mida ei tohiks olemas olla. Ja seda sellepärast, et 1986. aastal see väidetavalt suri. Kiirgus tabas teda nii tugevalt, et männid muutusid peaaegu üleöö roostekarva oranžiks punaseks. Siis nad varisesid sinna, kus nad seisid. Bulldozerid tulid läbi, matsid maha, mida suutsid ja jätsid ülejäänu mädanema. Seda hakati kutsuma punaseks metsaks ja täna näeb see õõvastavalt tavaline välja. Pinnal on puud tagasi kasvanud, linnud lendavad sellest läbi ja tuul liigub okste vahel nagu igas teises metsas maal. Aga kui minna maa alla, paljastab mets palju kurjemad juured. Peaaegu 5 aastakümmet on muld vaikselt kogunud kõike, mida Tšornobõl õhku paiskas. See hõlmab radioaktiivset tolmu, sademetega kaasnevaid ioniseerivaid osakesi, mida vihm ja tuul kannavad, ning kõike muud, mida see vägivaldne plahvatus ikka ja jälle keskkonda paiskas.
Kiht kihi haaval on see endiselt üks kõige saastatumaid paiku maal. Ja 2022 aasta veebruaris sõitsid Vene tankid otse sellest läbi. Putini soomuskolonnid, mis olid osa tema erisõjalisest operatsioonist Ukraina vallutamiseks, liikusid Kiievi suunas, lõigates otse läbi keelutsooni. Rasked roomiksõidukid kündsid mulda, kaevates, jahvatades ja paisates aastakümnete jooksul kogunenud radioaktiivset materjali õhku. Kohalikud jaamatöötajad said ainult pealt vaadata, kuni nende andurid hakkasid vilkuma. Kiirgusmonitorid hakkasid näitama tõuse. Mõned jaamad registreerisid gammafooni tasemeid, mis olid 20, isegi 30 korda kõrgemad kui tavaliselt, mis pole just eriti peen. Kui teadlased hiljem andmeid hoolikalt uurisid, ei olnud mustris loogikat. Mõned andurid, mis asusid sõjaväekolonnist kaugel, näitasid järsku tõusu, samas kui teised, mis olid lähemal, ei näidanud järsku tõusu. 2023 aasta uuring uuris neid näite põhjalikult ja lükkas tolmuteooria täielikult ümber. Andurid näitasid piike miilide kaugusel teedest. Teisisõnu, kuigi tankid tekitasid kohapeal kindlasti radioaktiivset tolmu, ei põhjustanud see füüsiline tolm suuri andurite piike. Nende elektroonilise sõjapidamise relvad segasid tõenäoliselt võrku. Sellest hoolimata muutub pinnase keemiline toksilisus tegelikult aina hullemaks. 1986. aastal sisaldas radioaktiivne saaste muuhulgas isotoopi nimega plutoonium-241. See ei püsi igavesti. Tegelikult laguneb see suhteliselt kiiresti. Tõeline probleem on see, milleks see lagunemisel muutub. Ja magneesium-241, mis on pikaajalisem, püsivam ja teatud mõttes ohtlikum, kuna see kiirgab alfa-kiirgust. See ei levi õhus kaugele, kuid kui see satub sinu kehasse, annab ta kogu oma energia otse sinu rakkudesse. Sinu kopsukude, sinu luud, ükskõik kuhu see satub, see kiiritab edasi, muutes end millekski veel hullemaks. Mis iganes need tankid 2022 aastal üles keerutasid, see polnud sama materjal, mis langes 1986. aastal. See oli midagi veel mürgisemat ja rafineeritumat. Ja mitte kõik punases metsas ei jää pinnale ega õhku. Osa sellest imbub läbi pinnase ja jõuab reaktori all olevatesse põhjaveekihtidesse. Samas piirkonnas, kus ruum 352 näitab taas elumärke. 5. peatükk. Nähtamatu maantee. Kõik, millest me seni oleme rääkinud, kiirgus, tolm, sulanud kütus, tundus olevat piiratud. Kuid tõrjutustsoonist allpool on peidetud maa-aluste jõgede süsteem, veekandvate kivimite ja pinnase kihtidega, mida nimetatakse põhjaveekihtideks. Kui vihma sajab, imbub see maasse. See alustab aeglast teekonda läbi nende põhjaveekihtide otse Dnjepri jõeni. See on peamine veeallikas Kiievile, kus elab 3 miljonit inimest ning veel 10 miljonitele kogu piirkonnas. Kui oleksite 1986. aastal teadlastelt küsinud, kas midagi Tšornobõlist satub sellesse süsteemi, oleks neil olnud rahustav vastus. Objekti all on paks savikiht ja savi on tihe ning kleepuv, tegelikult peaaegu vettpidamatu. Need lootsid, et kõik, mis selle savibarjäärini jõuab, peatub täielikult või liigub vähemalt nii aeglaselt, et kiirgus laguneb ammu enne, kui see millegi olulise juurde jõuab. Siiski tekkis suur probleem, kui hilisemad uuringud avastasid, et algsed mudelid ei arvestanud sellega, et Tšornobõli savi polnud tegelikult tahke. See oli täis pragusid ja läbipõimunud pisikeste käikudega, kust vesi sai läbi imbuda. Nende pragude kaudu voolav vesi kandis endaga samuti reisijaid. Teadlased nimetasid neid kolloidideks. Põhimõtteliselt olid need vees hõljuvad mikroskoopilised osakesed. Liiga väikesed, et settida ja liiga suured, et neid eirata. Kõige olulisem on see, et radioaktiivsed elemendid armastavad neid. Plutoonium näiteks pidi jääma mulda kinni, põhimõtteliselt paigale. Aga selles olukorras hakkas see kaasa sõitma, klammerdudes nende pisikeste osakeste külge ja liikudes koos veega. See lipsas läbi pragude, möödus looduslikest tõketest ning liikus kaugemale ja kiiremini, kui keegi oskas ette näha. Algupärased ohutusmudelid kujutasid ette, et saaste liigub aeglaselt läbi pinnase. Selle asemel avastasid nad vee kaudu kulgevad kiirteed, mille lõplik ulatust osutus peaaegu võimatuks mõõta. 2022 aastal avaldatud pikaajaline uuring kinnitas, et radioaktiivsed elemendid nagu tseesium, strontsium ja isegi plutoonium on juba Tšornobõli all olevas põhjavees olemas. Süsteem lahjendab ja aeglustab neid aja jooksul, kuid transpordimehhanismid on keerulisemad, kui keegi arvas. Piiramine toimis, lihtsalt mitte nii, nagu me arvasime, et see toimib. Kuna süsteem ühendub väljapoole läbi sügavate põhjaveekihtide ja piirkondliku geoloogia, suubub see samasse valgala, mis varustab ühe Euroopa suurima elanikkonnaga piirkonda.
kõik see viitab ühele kohale, allikale, kus reaktori sees on miski endiselt elus ja toodab materjali, mis ei käitu nii, nagu see peaks. 6. peatükk. Sarkofagi müüt. Selleks hetkeks võib kindlalt öelda, et Tšornobõli reaktori südamik ei käitu nagu surnud objekt. Uue kaitsekesta loogika oli lihtsalt aega võita. See oli ajutine, 100-aastane varjualune, mis oli mõeldud selleks, et insenerid saaksid lõpuks varemed lammutada. Kuid see plaan põhines ühel eeldusel, et tuumareaktsioonid on lõppenud. Ja ausalt öeldes töötab uus kaitsekest ise suurepäraselt. Selle teraskaared on konstruktsiooniliselt tugevad, ventilatsioonisüsteem töötab hästi, filtreerimissüsteemid toimivad täpselt vastavalt oma spetsifikatsioonidele. Inseneritöö ei ole probleem. Probleem on selles, et insenerid kavandasid selle struktuuri mitteaktiivse laguneva reaktori jaoks. Ja Tšornobõl ei lugenud juhendit. NSC ehitati selleks, et takistada radioaktiivse tolmu pääsemist välja staatilisest tahkest massist. Selle asemel peavad teadlased üha enam tegelema millegagi, mis meenutab pigem keemiliselt ebastabiilset radioaktiivset klaasist koletist, mis pidevas laguneb, nihkub, reageerib ja aeg-ajalt annab väikeseid vihjeid, et tuumalõhustumine võib maa all endiselt toimuda. See ei ole ideaalne ja see ongi tegelikult selle loo tuum. Neutronitipud, põhjavee saastumine, kummalised aerosooli osakesed, need kõik on sümptomid ja tõendid sellest, et reaktori tuumas toimub midagi füüsilist. Kui reaktori südamik oleks tõesti inaktiivne ja algsed mudelid paika peaksid, siis need signaalid hääbuksid, mitte ei areneks ega muutuks 40 aastat hiljem mõnikord isegi tugevamaks. Nii läksid teadlased tagasi allika juurde, tagasi 4. reaktori sulanud jäänuste juurde. See, mida nad leidsid, oli hullem kui lihtsalt saastumine. 7. peatükk. Lagunev jalg. Kõik see toob meid tagasi algusesse, elevandi jalani. Kõigest hoolimata on see siiani üks surmatoovamaid objekte, mille inimkond on kunagi loonud. Kui vaatad selle fotot, võid arvata, et see on lihtsalt kivi, suur radioaktiivne kivi, kuid tegelikult on see radioaktiivne klaas. Ja see on öövastavalt oluline erinevus. 1986. aastal läks reaktor 4 nii kuumaks, et kõik reaktori sees sulas kokku helendavaks lögaks, mis voolas läbi reaktorihoone nagu laava. Kui see jahtus, sai kõige kuulsamast tükist elevandi jalg. Ja aastaid arvasid teadlased, et see massiivne must uraanirikast silikaatklaasist moodustis, mis oli täis radioaktiivseid isotoope, oli enamasti muutumise lõpetanud. Veel üks halb eeldus, sest klaas ei ole püsiv ning radioaktiivset klaasi lõhub sisemiselt selle enda aatomite toime. Iga radioaktiivne lagunemine jala sees vabastab energiat alfa-osakeste, gamma-kiirguse ja beta-lagunemise näol. Need tillukesed mikroskoopilised löögid peksavad materjali lakkamatult aastakümneid. Sellest piisab, et aeglaselt mass purustada, kuid mitte nii palju, et see dramaatiliselt plahvataks. Aga side haaval, atom atomi haaval, mass muutub, lõpuks peab midagi pragunema ja just seda teadlased näevadki. 1990-ndatel näis elevandijalg nii tihe ja püsiv, et teadlased pidid analüüsiks proovi võtmiseks kasutama automaati Kalašnikov soomust läbistavate kuulidega, et sellest killuke lahti lüüa. Täna ütlevad teadlased, et osa sellest on liiva konsistentsiga ja see ei ole kindlasti see, mida sa ootad oma tavalise radioaktiivse laava puhul. Liivast eralduv tolm laguneb viisil, mis muudab kõik viimased aerosooli mõõtmised arusaadavamaks. Aga asi läheb veel hullemaks. Kui materjal seesmiselt praguneb, nihkub sees kinni olev uraan paigast. Kontsentratsioonid muutuvad, kui tekivad taskud ja teatud tingimustel, kui reaktori ruumid kuivavad, võib see ümberpaigutumine aidata selgitada ka neutronaktiivsuse tõusu, mida teadlased tuvastasid ruumis 305. Reaktori südamik vananeb väga halvasti, nagu mürgine tarretis, mis aeglaselt muutub õhus lendlevaks pulbriks, olles samal ajal Euroopa põhjavee kihi peal. Emaldamiskava, see on endiselt väljatöötamisel. Ja see ongi see ebamugav reaalsus, mis asub maa suurima liigutatava konstruktsiooni all. Tšornobõl ei maga, ta on ärkvel ja muutub millekski, mida on veelgi raskem ohjeldada kui päeval, mil me selle sulgesime. Aga selleks, et mõista, miks see üldse niimoodi lõppes, pead sa minema tagasi hetke, mil kõik ebaõnnestus ja tehtud vigade juurde. Uuri välja tõeline lugu filmis Tšornobõli tuumakatastroof, tund tunnilt selgitatud. Või vaata hoopis seda.